tere jälle. Jälle mina siin Rebala Ülgase teel järjekordse Hiina linnamaasturiga. Seekord MG ZS, aga hübriidmootoriga. Kahjuks ei olnud MG-l ainult sisepõlemismootoriga isendit üldse olema, või niimoodi koha peal olemas, muidu ta olemas on. Proovisõiduks on selline hübriid ja pean kohe ütlema, et kui eile see ainult sisepõlemismootoriga ja auto tundus aeglane ja ütlesin ka, et elektriabiga autod on hoopis teine asi, siis täna ongi täpselt see teine asi käes. Kõik muu on suures piires sarnane. Tegemist on ju väga heade Hiina autodega. MG on küll vana Inglise bränd, aga läks tema kunagi pankrotti oma sportautode tegemisega ja siis ostsid hiinlased ta üles ja tegid elektri- ja hübriidautoks. MG ZS. Jälle seest vanakool, mis mulle meeldib. Kenasti on paigaldatud ekraan siia armatuuri sisse integreerituna. Väga normaalne on ka kellablokk. Ilusti ülgas. Siin tegime ringi pööramise nagu eile ja vaatame, kuidas töötab. Nii, reverse ja kaamerapilt. Siin on ka näha, et on peal 3D kaamera. Nii. Vaatab, kuidas siin ümber toimub. Väga mõnus. Ja siis, kui saab keerab ära, läheb tavaline pilt, et siin on ka täna on väikene peegeldus, ma näen väiksest. Võib-olla saame siit natukese pildi pimedamaks. Nii, ja nüüd teeme selle kiirenduse ja nüüd on kuulda, kuidas hakkas ka bensiinimootor tööle. See kiirendus on ikkagi absoluutselt teine, et algus on elektriga, siis teatud kiirenduse ja jõuvajadusel lülitub elektrimootori lisaks juurde bensiinimootor läbi automaatkäigukasti ja sõidab see auto loomulikult hoopis teisiti, et see kiirendusvõime on hetkeline, et kui eilsel suhteliselt kõige odavama otsa Hiina autol võis selle käigukastiga nuriseda, siis MG-l ei ole mitte ühte ainsamat häda ka. Positiivne pool on siin ka helinupud. Paneme võib-olla, et heli mahlasus ja kvaliteet oli eile parem, et ei ole kõige sellisem mõnusam see sound, aga ütleme nii, et Vikerraadio kuulamiseks on ta väga hea ja võib-olla tuleks teda natuke häälestada, et ega ma nendele teiste autodel ei ole ju mõtet kõike enda järgi sättima hakata, see võtab lihtsalt nii palju aega. Kõige selle otsimine, et autod häälestatakse ikkagi omaniku järgi ja siis on kõik need soundid ja asjad paigas. Mis mulle meeldib, et selle auto armatuur praegu vaistab päike ilusti peale, me sõidame põhimõtteliselt nagu lõunasse, armatuur suhteliselt vähe peegeldab esiklaasil. Ja loomulikult need peegeldused
ekraanidel on ja nende vastu ei saa, sest ekraane päris matiks ei saa teha, aga armatuurlaua saab matiks teha. MG Salongis oli sees ära ostetud täpselt selline punane nagu eilnegi testiauto, aga riidest sisuga ja natukese lihtsama varustusega veel, et ei ole elektriistmeid ega midagi, vaid on mehaanilised istmed ja sellel on ka siis armatuuri nüüd see osa siin on samamoodi riidega kaetud ja ma pean ütlema, et mulle ta meeldis rohkem, et see kuidagi püütakse nagu, et luksus oleks see kunstnahk, mis on tegelikult puhas nafta ja siin loodusega ja looduse säästmisega ei ole mingit pistmist, siis tegelikult selline mõnus riie on kohati palju õigem valik, aga et see on kuidagi kummaline arusaam on hiinlastel, et see luksus peab olema selline libe ja õudne. Vaatame, kas täna tuleb ka valge kaubiksit võõrla poolt vastu. Suunatuli teeb ka hästi meeldivat häält, ka eilsel autol oli see nii. Ei ole mingit piiksumist ega kräksumist, vaid hästi selline tagasihoidlik. Tänasel autol on ka erinevad abid peal, liiklusmärgid tuvastaja ma lülitasin välja, sellepärast et see on ka üks tüütus ja üldse tegin ta vähe vaiksemaks, et saab ka kiirust proovida. No nii, samamoodi päris tõsine selline põndakas. Ja nüüd teeme selle linnakiirenduse ka nagu eile ja ikka hoopis teine asi, aga mootori müra on kuulda. Selline test siis täna MG ZS hübriidiga ja tänan tähelepanu eest. Kas homme nüüd järgmine tuleb, aga varsti midagi ikka. Aitüma!